siia tulla, sest miks siia tulla ja öelda, et mul ei ole midagi öelda, aga räägiti, et keegi peaks nagu filmi inimestest olema ja pakkusin teisi, aga ikka lõpus pidi nii see tulema. Ja teema on siis arhitektuur, tulbil mälestusi ja mul ei ole ühtegi materjali teile näidatest, et ma ei oska kuidagi seda juttu nüüd, mida ma püüan siin kuidagi esitada, ei oska kuidagi illustreerida, aga ma ütleks, et see teema, mida või see jutt, seda ma natuke sõnastaks ümber, et see oleks nagu mälestused, minu mälestused siis, mis on mõjutatud arhitektuurist kõige ja hästi laiemas mõttes. Et pean alustama sellest, et ma nagu esimesed 12 aastat elasin ja õppisin Nõmmel. Te teate väga hästi Nõmmet. Mõned võib-olla mäletavad Nõmmet ka 60 aastatest. Et see oli nagu maailm, mis oli küll väike, aga omamoodi nagu täiuslik. Et sealt ei olnudki suurt vajadust välja minna. Väikesed üürikorterid, kõrged laed, verandad, kõrged aknad, pargid, purskkaevud, kino, litsumaja, raamatukogu, turg, kultuurimaja, muusikakool, raudteejaam, Valdeku tänava saun, suusaliputornid, postkontor, restoran. Ja siis need vanad kooruvad värvid ja pööningud ja pesuköögid. See loetelu on selline pikk ja eks seda on loetanud võib-olla siin selle sama publiku ees ennegi. Ja 12 aastat sellises keskkonnas olid mulle suhteliselt värvilised, kui mõelda sellele, et sealt me kolisime 2 kilomeetrit vist kuskil umbes põhja suunas, ehk siis Mustamäe Puiesteele. Ja ma mäletan, et ma ei olnudki seal enne käinud, kui me sinna kolisime, kuigi see oli seal samas mäest alla minna. Ja on meeles omamoodi šokk, mida me siis ei osanud niimoodi sõnastada. Kõige hullem oli minu arust Mustamäel isegi mitte see paneel ja need tüüpkortrid. Aga kõige hullem, kui Nõmmel talve tulla, oli valgus, eriti lõunavalgus, mis paistis suurtest akendest sisse ja mille ees ei olnud nagu mingisugust varju. See valgus oli väga terav ja väga valusalt peegeldas nagu nendest prohvitud valgetest lagedest. Õnneks see kõik kestis ainult 8 aastat, siis ma sain sealt minema. Ja siis ma nüüd räägin mõnest mälestusest veel, mis on peale seda seotud arhitektuuriga. Et mul on alati olnud see probleem, et ma ei suuda nagu sellises suures rahva hulgas keskenduda või mind nagu
mu tähelepanu tõmbavad inimesed rohkem kui majad. Ja näiteks kunagi Leningradis käies ma mäletan, et kuna seal oli selline tunne, et inimestel on tänaval halb olla, siis kogu see linn mõnus kuidagi valu tekitavad. Seal oli halb olla. Ja mingil ajal ma nagu hakkasin otsima võimalust käia kuskil linnas või kuskil niimoodi, et kus on inimtühi või mingitel sellistel tundidel, kui inimesed ei sega. Ja siis üks esimestest reisidest, mis mul õnnestus Itaaliasse teha, lõppes Rooma lennuväljal, kuhu ma sattusin hommikul kell 4, ma arvan, et esimese metroo rongiga ja mulle vähemalt tundus, et ma olin tõepoolest selles lennujaamas esimene inimene. Ja metroost suurde ootesaali oli umbes 10 minutit minna. Ja siis kogu see eskalaatorid, muusika, tablood, see kõik nagu käivitas minu liikumise peale ja ma ei näinud ühtegi inimest. Kui ma jõudsin suurde saali, siis ka seal ei olnud nagu minema Aerofloti kassa juurde. Ka seal ei olnud ühtegi inimest. Ja ainukesed, kes siis ärkasid, olid karabinierid üleval, kuskil lae all relvastatud, kes siis jälgisid, kuhu ma oma seljakotti panen ja mida see esimene külaline teeb. Et see oli selline kummaline kogemus, mida vist oma mälestustest on nagu raske kustutada ja millel on nagu mingi alateadlik mõju. Siis üks selline kogemus Torontost, kui ma sattusin nädalaks ja ühel lõuna ajal jalutasin kuskil kesklinnas, sattusin pilvelõhkujate vahele täiesti inimtühja. Ja seal tuli vastu 3 indiaanlast, kes küsisid suitsu ja siis kadusid kuhugi pilvelõhkujate vahele. Ja milleks ma seda ütlen, et see oli jällegi omamoodi selline kogemus, et ma hiljem mõtlesin, et olid ainult päris maalased, keda ma seal nädala jooksul kohtasin. Või siis üks orkaan Thessalonikis. See kestis 2 päeva. Ja meil kästi hotellis olla. Aga tänaval autoalarmid karjusid, siis teeäärsed puud kukkusid, kõik lendas. Ja ma mäletan, et ma ei suutnud nagu seda ainult läbi hotelliakna vaadata, ma ikkagi kiirisin välja. Ja see oli väga kummaline kogemus vaadata siis Thessaloniki tänapäevast arhitektuuri läbi sellise raiu. Ja kui nüüd minna sellise veel lihtsama ja primitiivsema jutu juurde, üks kogemus, millest võib-olla võiks rääkida, on veel seotud Masaidega. Ma ei tea, palju mitte vist igal ühel ei ole võimalik sattuda kuskile Masai külasse, mis on linnadest 100 kilomeetreid eemal. Sattuda nende
majadesse, mis on lehmasõnnikust ja okstest ehitatud, mis on sellised ringikujulised. Ja kui siin veel postitatakse ja uppa lubatakse, siis see oli kuidagi väga selline kirgastav kogemus, hästi puhas, hästi ilus, hästi loogiline, hästi minimalistlik oli nende elamine. Ja sealsamas ühe teise suguharuga kokku saades viidi meid ühe haua peale, kuhu oli maetud ootamatult surnud pereisa. Ja sellest külast ei olnud peale selle kivikolme enam mitte midagi näha. Ses mõttes, et küla oli sealt ära kolinud ja kuu ajaga ei olnud seal nagu ühtegi jälgi inimesest, mis on jälle nagu mingisugune aine arhitektuuri kui sellise mõtestamise. Aga et siis niimoodi nagu väga pikalt ei kelgiks oma reisimistega, siis ma räägiks veel ühest kogemusest. Sattusin Mustjala vallas ühe leida juurde, kes elab Pugalepa külas ja on ainukene külaelanik, kes üle talle elab. Ja seal oli mul selline uskumatu kogemus. See maja, kus leida elab, püsib mingite toppide najal püsti. Ja kui sa sinna majja sisse lähed, siis see ruum nagu avaneb ja muutub mitmekordseks, et sa oled nagu valmistunud mingisuguseks halliks, vaeseks pesaks, aga selles majas elab väga rikas, väga rõõmus, väga elujõudu täis leida, kes näeb välja küll nagu rikki läinud taskunuga, mida ei saa mis on poolendasti avaneb, aga kellel on nii ilusad mälestused ja nii ilus kodu, et seda on nagu raske kirjeldada, sest et see leida interjöör on niimoodi ruutmeetrite kaupa, sa võid vaadata. See on nagu mingisugune inimese lugu, mis sinna tuppa on kirjutatud. Et selline jutt oli mul siis. Aitäh sellise jutu eest. Kas on küsimusi sõda käimisena? Piinliku momenti luba. Piinliku momenti? Ma püüan tekitada. Mina siin meenuta ühte maja. Kui mul on täna moderaatorina võimalik ühte arhitektuuri meenutada, siis aastal 1988, kui Vene sõjavägi oli juba lahkumas, siis sattusin ma Saaremaal karguga komberdades täiesti pooljuhuslikult Harilaiule ja nägin sealt eemalt, pisut eemalt sellest majakast, nägin see viltust majakat ja see arhitektuurne objekt hakkas mind kummitama ja hiljem ma tegin üle aasta või mõnikord iga aasta niisuguse palverännaku sinna, sest mulle tundus, et see oli nagu kõige fotogeenilisemja võib-olla ka kõige filmilikum maja. Ja siis, kui ma avastasin, et see torn on ka ühe sinu filmi üheks peategelaseks, võib nii öelda.
et siis mul oli nagu väga hea meel, aga oli sul ka alternatiive sellele või palju nagu see objekt sinu filmi mõjutas või oleks võib-olla kuskil mujal seda ka võinud teha? See oli ikkagi sellise pika otsimise tulemus, sest et me käisime majakat vaatlustel Lätis ja Leeduski ja ma mäletan, et mingisugust sellist värsket ja uut ülevaadet saada, ma kauplesin ennast piirivalve lennuki peale, kes tegid mingeid lende Põhja-Eesti ja siis Lääne-Eesti kohal. Et ma üleval pildistasin enam-vähem kõik Eesti majakad, ainult Peipsi ajast pildistamata. Ja ega kui me seda lugu kirjutasime, siis meil ei olnud küll silmes just see majakas ja see viltune majakas, aga ta nagu sellise pika otsimise ja mitmekordse käimise peale siis lõpuks kukkus ikkagi sinna see koht. See mõjub nagu hästi metafüüsiliselt, et ilmselt see ongi, et võib-olla mina olen isiklikult mõelnud, võib-olla kõige suurem jõud ongi nagu arhitektuur koos võimsa loodusega, et see vist on selline natuke metafüüsiline paik või, et ma ütleks, et hästi filmilik. Minu jaoks on majakad natuke kitšilikudest. Ma olen näinud selles suhtes võib-olla jah, niimoodi niisama vaadata ja selles keskkonnas olla, ta on huvitav, aga kui teda püüda selles ruutu kuidagi komponeerida, siis nad lähevad selliseks väga tähendusrikkaks ja liiga ütlemiseks läheb. Selles mõttes oli päris vaevarikas ja ma arvan, et kokkuvõttes ma ei kahetse seda valikut, sest et Eestimaal on kindlasti palju uhkem maja, kus oleks seda ka võinud teha. Aga ta oli just parasem selline pisike ja vinske ja viltu ka. Kõik traagiline noot on sees. On meil küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh Sulev Keedusele ja mul on hea meel, et sa ikkagi lõpuks tulid.